It's Banana Bitch, tänane video pole vlog, kuid tänane video on video, mis muudab su elu. Jah, sa kuulsid õigesti, nii et pane subscribe, kui sa pole seda veel teinud, sellepärast et täna õpetan mina sulle how to glow up. See oli praegu nii cringe ja veel cringe'im on selle eestikeelne versioon, mis oleks kuidas olla ilusam, mis ma tean kõlab nii narsissistlikult, nii enesekeskselt, nii lihtsalt, samas see on ka see, nagu kuidas sa tunneksid ennast nagu enesekindlamana, saad sa aru, et ma nagu ei mõtle sellega mitte midagi halba, sorry. Ise ära on subscribe. Lihtsalt nagu, kas te olete näinud videoid mingi how to glow up for school? See on nagu see, mis see on, aga samas sa ei pea kooli minema selleks, et neid asju kasutada. Ise ma teen seda kooli võtmes, sest et varsti algab kool. Ka mul, ma ei tea, kas ma ootan või... Ma ei tea, ma olen väga selline... Aga see ei loe. Siin ei ole mitte midagi, mida ma saaks teha, et seda introt parandada, nii ja ma lihtsalt alustan. Nagu, sorry. Esimene asi minu listis on, ja ma tegin päriselt ka nagu listis, aga esimene asi mu listis on päevitus, sellepärast et päevitus annab lihtsalt nii palju juurde, eriti kui sa oled valge albiino nagu mina. Kui sa oled selline, kes nagu läheb kooli peale suvevaheaega ja nagu, oh my god, sa oled nii pruun, kui palju sa päevitasid ja kas sa käisid välismaal, siis nagu palju õnne, sest et see ei ole mina ja ma ei saa mitte kunagi selleks. Ainus, mida ma teha saan, on fake päevitus, sellepärast see on ainus asi, mis nagu päriselt töötab. Ma ei põle ära, ma saan randid, aga siiski ma olen lihtsalt kollane, mitte pruun. Nii et ise päevitaja, mida mina kasutan, on St. Moritza oma. Mu lemmik on, mul on siin 3 erinevat. Mu lemmik on see, mis on vahuversioon, see töötab kõige paremini ja seda on ka 2 versiooni. Üks on see, mida müüakse toidupoodidesse, on odavam. Ta on okei. Ja teine on see, mida müüakse Tartus vähemalt Kaupsi ilumaailmas. Ma arvan ka Tallinnas siis Kaupsi ilumaailmas. See on natukene parem, see lihtsalt püsib natukene kauem peal, võib-olla natukene tumedam. Nii et see on nagu lihtsalt natukene parem versioon, natukene kallim versioon, aga nagu see odav teeb umbes seda sama asja, nii et St. Moritza vaht lihtsalt päästab mu elu kogu aeg. Kui sa muidu pole kõhulihased väljas, siis tee ennast pruuniks ja vaata, kas siis on. Sest nagu ma ütlen, see nagu teeb kõik lihtsalt nii palju paremaks. Ma luban. Järgmine asi mu listis on skincare ja ma olen saanud nii palju requeste, et palun tee skincare video, aga mu skincare on täiesti nagu mõttetu mõnes mõttes, selles mõttes, et mul pole jumal tänatud kunagi olnud, ma pean knock on the woodi tegema, sest ma olen kergelt superstitious. Olnud probleeme näonahaga. Kui ma olin nagu noorem, nagu mingi gümnaasiumis põhikoolis niimoodi, siis ma mäletan, mulle tuli alati kord kuus. Teate küll, kuna üks punn kuskil esi otsa, et see oli lihtsalt nagu kiss. Aga mis mind nagu täiega aitas, nagu et see läheks rutem ära ja et ta ei oleks nagu nii punane, oli see toode ja ma kasutan seda siiamaani. See on siis T-Zone Skincare Cleansing Cream Wash. Siin on olemas teepuõli ja lisaks salitsüülhape, mis nagu megalt aitab igasuguste põletike ja selliste asjade vastu, nii ma nagu täiega lihtsalt soovitan seda toodet. Seda nagu ma ei soovita nii palju, aga kuna ma seda kasutan, siis noh, miks ma seda kasutan on see, et siin on nii-öelda brush otsas ja see töötab väga hästi, et su nahka puhastada. Sellepärast, et igasugune make, fake päevitus või mis iganes nagu mustus, mis su näole satub, läheb pooridesse ja sa ei saa seda nagu niisama välja ja nagu see aitab päris hästi. Nii et need 2 toodet, aga eriti see on mega hea ja see on mega odav ja seda saab osta Tartu Kaupsist, ma pole mujal näinud. Osta, kui sa tahad. Proovi. Ja ütle, kas see töötab. Järgmine asi on ripsmed ja kulmud, sellepärast, et minu meelest on ripsmed ja kulmud kõige olulisemad, sest et need muudavad kõige rohkem. Mina ilma kulmudeta, ilma ripsmeteta olen nagu täiesti teine inimene. Tegelikult igaüks on ilma ripsmete ja kulmudeta täiesti teine inimene, aga kuna minu enda ripsmed ja kulmud on suht heledad, siis nagu seda erinevust on väga hästi näha. Ja mida teen, on see, et ma värvin kulmi ja noh, lisaks ma teen need ka meigiga alati üle, kui ma nagu kannan meiki. Aga ma pole teile kunagi varem näitanud, kuidas ma neid värvin, nii et ma panen selle klipi siia, kuidas ma neid värvin, te olete nii palju küsinud, nii et palun. Sul läheb vaja kaussi, ma kasutan lihtsalt juuste värvimise kaussi, võib-olla oleks mingi väiksem kauss parem, aga nagu mida iganes. Siis on sul ilmselgelt vaja värvi, mina kasutan seda Reflectosilli oma toonis number 1 Black. See peaks tehniliselt olema must, aga ma luban teile, et see ei jää must. Ja siis värviga on vaja kokku segada vesinikku, see on 3. vesinik. Jälle selle sama brändi Reflectosil oma, kõik on ostetud Trade House'ist, Not Spons. Siis sul on vaja pintsit, millega seda kõike peale kanda. Ja siis kõige viimasena vatitikke, et see normaalne välja näeks ja võib-olla ka tegelikult vatipatt, et seda eemaldada. Ma segasin siin oma värvi valmis vastavalt juhendile. Ma üritan seda peale kanda täpselt nagu ma meigiga teeksin, aga ilmselgelt värviga on palju raskem olla täpne, nii ma pärast käin üle vatitikuga.
ja siis see kuju muutub palju täpsemaks. Nüüd on mul mõlemad kulmud tehtud ja ma ootan umbes 10 minutit mõlema kulmuga, ma arvestan seda aega eraldi ja siis ma lihtsalt võtan nad maha. Pesin värvi maha ja mu kulmud on valmis, on alguses natuke liiga tumedad, aga see hajub nagu mingi päeva-kahega ära ja mina pigem teen nad tumedamaks kui heledamaks, sest kui sa teed heledamaks, siis see lihtsalt ei kesta väga kaua. Aga ikkagi nad näevad nagu täitsa okei välja ja siia peaaegu polegi meiki vaja peale. Peaaegu. Minu meelest saavad kulmude värvimisega hakkama kõik, kes oskavad ka kulme meikida, nagu meigiga ilusaks teha. See peab lihtsalt olema nagu väga-väga täpne ja see on nagu minu meelest täiesti nagu harjutamise asi. Kuigi ma tean, igaüks nagu ei oska, siis võib-olla tõesti minna professionaali juurde, aga see on see, kuidas mina teen. Ja ripsmed. Ma kannan ripsepikendusi ja see, et mul on kulmud värvitud ja ripsepikendused, paneb mind kandma palju vähem meiki, kui ma muidu kannaks. Ma filmin videot, siis ma alati kannan meiki, sest mulle lihtsalt meeldib. Minu meelest ma näen nagu professionaalsem niimoodi välja, aga nagu igapäevaelus, eriti mingi suvel, mul ei ole sellist tunnet, ma pean kogu aeg meigi peale panema, sest kui mul on juba kulmud ja ripsmed olemas, siis see on nagu 90% juba nagu valmis. Ja lisaks, kui ma kannan meiki, see teeb kõik palju kiiremaks, sellepärast, et kui sul on juba nagu täpne kulmupiir olemas, siis sul ei lähe mega kaua aega, et kulmi teha. Kui see on juba ette tehtud, siis nagu hommikuti on nii palju kiirem, kui sa kannad meiki. Ja ripsmed sa ei pea need isegi värvima. Ma ei tea, ma soovitan kõigile nagu kui millessegi investeerida, siis ripsepikendustesse, see lihtsalt nagu muudab nii palju minu meelest. Järgmisena juuksed. Nagu te näete, ilmselgelt, mult on palju küsitud, kas sul on pikendused. Jah, mul on pikendused. Mu enda juuksed kasvavad väga-väga kiiresti, mul pole sellega absoluutselt probleemi, aga mul lihtsalt pole pakse juukseid, nagu ükskõik mida ma ka ei teeks, nad ei lähe paksuks, sest mulle lihtsalt pole seda geneetiliselt antud, mis tähendab seda, et ma ei saa mitte ühtegi, isegi nagu sellist half up, half down asja, ma ei saaks teha, ma näeks välja nagu rott, lihtsalt nagu reaalne rott sellega. Aga kui me nüüd räägime koolist, on ju, siis ilmselgelt iga päev kooli minnes ma ei hakka iga hommik endale mingi pikendusi panema. See võtab nii palju aega ja nagu milleks, nagu kui ma pikendusi ei kanna, siis mis megalt aitab sellega, et mu juustel oleks rohkem volüümi, et nad näeksid paksemad välja, on see. Kirjuta alla kommentaaridesse, kui sa tead, mis see on. Ma ootan. Kui sa kirjutasid, sest ma ootan. See on juuretõstja ja põhimõtteliselt ta teeb hästi väikseid vahvilokke. Sa teed seda oma alumistele juustele, mitte siia kõige peale. Tavaliselt on eesmärk, et see ei paistaks välja, aga ta lihtsalt annab sulle täiega palju kohevust. Ja lisaboonus on see, et kui sa kasutad juuretõstjat, siis su juuksed lähevad umbes poole aeglasemalt mustaks. See asi on mega odav, see on ostetud Trade House'ist ja siis mina kui blond pean juukseid pidevalt toonima, et need oleks ka ilusad nagu valged blondid, nagu mulle meeldib, ma ei taha olla mingi kollane, kui sa tahad, siis nagu no offense, aga kõik vaja mingi ansab praegu. Aga mis aitab juustest külma tooni säilitada, on Esteli Prima Blond mask. See ei kuivata juukseid nagu tavalised hõbešampoonid, nagu reaalselt see teeb su juuksed palju külmemaks, ilma et see teeks nad lillaks. Mul ükskord kergelt läksid nad lillaks, aga ma hoidsin seda soovituslikku 20 minuti asemel umbes 35-40 minutit, nii et nagu minu enda sööb. Lihtsalt besttoode Trade House'ist, not sponsor, wish I was. Järgmisena ma räägin meigist. Kui mul on väga kiire hommikuti ja mul on ripsmepikendused ja mul on kulmud olemas, siis ma ei peagi rohkem midagi tegema, sest et mul nagu ei ole rohkem midagi vaja. Ma olen lihtsalt selline inimene, kellele nagu meeldib meiki teha. Mõni inimene mediteerib hommikuti ja teine teeb meiki. Ma olen see, kes teeb meiki. Nii et kui ma teen meigi, siis see on see, mida ma teen. Ma praegu nagu sotin ennast valmis selleks videoks. Ma olen meigi nagu poolenisti ära teinud ja siis mul tuli meelde. Ma pidin seda ju filmima. Ja me lihtsalt jätkame siit, kus ma olen. Tead, ma polegi palju teinud. Mis ma tegin oli see, et ma panin primerit. Ma ei tea, kas see on best primer, ma lihtsalt kasutan ükskõik mis primerit. Kasuta primerit, kui sa tahad, et meik püsiks su näol. Ja teine asi, mis ma tegin, oli jumestuskrem ja ma ei tea, kas te mäletate mu eelmisest videost, aga mul on uus lemmik jumestuskrem, mis on see NYX jumestuskrem. See on lihtsalt nagu best. Järgmisena ma tegin concealeri, mis on nii mega tähtis, kui sul on nagu nahal mingid probleemid, siis saad selle concealeriga ära peita. Aga mina isiklikult kasutan concealerit ainult silmade all. Mu lemmik concealer on MAC Pro Longwear concealer, nagu reaalselt katab kõik nii hästi, see püsib nii hästi peal. Ja see on see, mis ma praegu tegin kaamera taga kogemata. Nüüd, kui mul on selline naturaalne põhi tehtud, paneme sinna peale puudrit, sest sa pead iga kreem või nagu vedela toote kinnitama puudriga, sest et see lihtsalt muidu ei püsi sõna. Puuder, mida ma kasutan, on Rimmeli Stay Matte. See on jällegi üks neid toote, mida ma olen kasutanud aastaid. Kui mul on väga-väga kiire, ma lihtsalt skipin selle. Aga kui sa paned jumestuskreemi, see teeb su näo kuidagi mitte mitmedimensiooniliseks, ehk siis ühedimensiooniliseks nagu flatiks. See ei ole enam 3D, aga sa tahad ennast teha 3D-ks tagasi nagu tavalised inimesed. Ja sellepärast sa pead lisama tagasi oma näkku varjusid. Ja seda sa teed kontuurimisega. Mina kasutan kontuurimiseks Bahama bronzerit ja ma lihtsalt teen oma cheekbonesid sellega.
ja siis nagu mis iganes mul siit üle jääb, ma panen siia lõua alla, mitte mul seda nagu megalt vaja oleks, aga nagu ma ei tea, lihtsalt panen. Ja kuna mul on fugly ass nose, siis mulle meeldib sellist asja teha. Ja kui sul on suurem laup, siis sa võid ka siia seda panna, aga minu laup on pigem väike, nii et ma ei tee seda. Ja siis järgmine step, see on see, mida ma alati teen, kui ma meiki kannan ja kooli lähen, on see, et ma lisan bronzerit, ma kasutan seda NYXi matte bronzerit. Ja see lihtsalt teeb mind nagu pruulemaks, see teeb mind selliseks nagu ma oleks inimene, kes actually päevitub, ma olen inimene, kes päriselt käib õues, ma pole albiino. Kui see on tehtud, siis kõige tähtsam osa on lihtsalt kõik ära blendida, sa lihtsalt pead kõik ära hõõtama, sest et sa ei taha selliseid konkreetseid jooni, nagu meil praegu on. Ja siis järgmine samm on jällegi optional, kui mul on väga kiire, see on jälle üks nendest asjadest, mis ma skipin, aga kui mul on aega, siis ma kasutan ka blushi ja üks väga hea blush, mida ma soovitan, on Milani Baked Blush, mul on see toonis 12, esiteks on nagu nice toon ja teiseks ta on selline hästi glowy ehk tundub nagu sa oleks pannud endale peale highlighterit, isegi kui sa ei ole. Nüüd kui sul on väga kiire, sa ei jõua highlighterit panna, sa paned selle peale, tundub nagu sa oleks highlighterit pannud. Lifehack. Ma ei tea, kas sa näed, aga siin on nagu kerge glow. See pole midagi nagu liiga intensiivset, aga see on nagu kerge glow. Viimasena ma teen huuled. Huuled on jällegi üks asjadest, mida ma vahepeal unustan teha, aga see ausalt annab nii palju juurde, et kui sul on vähegi aega, tee ära huuled ja mida ma soovitan kooliks on see, et kasuta lihtsalt huulepliiatsit, mitte mingit huulepulka ega midagi. Sellepärast koolipäeva jooksul sa sööd, ma loodan, et sa jood vett. Sul on mingi, ma ei tea, pool päeva lihtsalt mingid tunnid ja sa istud selle sama huulepulgaga ja see läheb suht crussiks, see läheb suht koledaks, eriti kui on mingi talv, sul on huuled kerge katki. Nii et huulepulga asemel soovitan mina sul kasutada lihtsalt huulepliiatsit. Huulepliiats püsib sul palju paremini peal, see arvatavasti ei lähe laiali, see ei ole su huulte peal raske, nii et isegi kui sa sööd või mida iganes, kui see kulub maha, siis see kulub kenasti maha või see lihtsalt nagu jääb hästi peale, nii et kasuta lihtsalt huulepliiatsit. Ja minu lemmik huulepliiats, mida on näha selle pikkusest, on Mackie Oh Honey ja minu meelest see on nagu täiuslik nude heledamatel inimestel eriti. Näete, nii suur vahe lihtsalt. Kuna mul on ripsmepikendused, siis silmadega ma midagi rohkem ei tee, sest et silmameik päeva peal lihtsalt kulub maha või veel hullem läheb laiali, eriti kui sul on, ma ei tea, vihm. What? Koolis vihm. Või lihtsalt kasutada ripsmekat, kui sul on endal ilusad ripsmed ja sa oled actually blessitud, mitte nagu mõni siin. Ja kulmud on mul ka juba ennem tehtud. Et see meik sul päriselt ka peal püsiks, kindlasti kasutama setting spray'd. Ausalt setting spray aitab nii palju. Iga kord, kui ma unustan kasutada setting spray'd, siis õhtul, kui ma hakkan meiki ära võtma, siis minu make-up wipe'i peal isegi pole mitte midagi praegu, sellepärast et see meik on lihtsalt päeva jooksul maha tulnud. Aga kui ma panen setting spray'd, siis make-up wipe'id on mega mustad, sellepärast et mul on päriselt ka see meik terve päev peal püsinud, nii et kui ma ütlen teile, et setting spray'd töötavad, siis setting spray'd töötavad, nii et kasutage neid. Mul lemmik setting spray, mis töötab kõige paremini, on Urban Decay All Nighter setting spray. Mul hakkab see kohe otsa saama, nii ma täna ei kasuta seda. Aga sellele hea alternatiiv on NYXi Matte Finish setting spray. Ei tööta küll nii hästi kui Urban Decay oma, aga ta töötab. Okei, see oli võib-olla liiga palju. Minu jaoks on ülioluline hästi lõhnata. Ilmselgelt see võiks nagu kõigi jaoks oluline olla. See on nagu veits creepy juba. Mul on reaalselt kirjutatud mitu korda niimoodi, et ma kõndsin just mööda, mis lõhna sa kandsid. Ja siis ma olen nagu Ma olen sellest varem ka rääkinud ja miks ma selle siia välja toon, on see, et see on nagu täiega odav lõhn ja kui inimesed küsivad, mida ma kasutan, ma ütlen, et see on Britney. See on nagu what the fuck, aga nagu reaalselt see lõhn on nii hästi. See on nii odav, iga koolilaps nagu põhimõtteliselt võiks selle endale osta, kui ta tahab. See on mu lemmiklõhn, see on Britney Fantasy, roosat värvi ilmselgelt ja see lõhnab nagu cupcakes, valge šokolaad, see on reaalselt see, mida see ütleb seal, vanilja ja nagu kõik head söödavad asjad, see on lihtsalt nagu best asi ja see püsib nii hästi peal, nagu see püsib su riietel, see nii peal, kuni sa riided pesed. Lõhnast veel rääkides, kanname deodoranti, on ju. Ma lihtsalt toon selle välja, et nagu minu meelest see on parim deodorant. Nüüd kui me lõhname hästi, siis järgmine punkt on mul küüned. Praegu mul on keelküüned, on ju, ja ma võtan need maha, kui ma lähen kooli, sest et mul on tegu raske koolis kahjuks. Aga nii kui mul on kas või küüned roosaks lakitud, ma lihtsalt tulen kuidagi nagu minu meelest see annab kuidagi nagu enesekindluse või midagi juurde. See on lihtsalt rohkem nagu put together, kui sa kannad küünelakki või veel parem, sul on keelküüned nagu mul. By the way, Ariana Grandel on praegu samasugused. Ja jah, ma tean, mul on praegu Ariana Grandest inspireeritud juuksed. See on mingi wannabe Ariana Grande või? Ja põhimõtteliselt jah, küüned lihtsalt nagu tee oma käed korda ja sa juba tunned ennast nagu paremini. Järgmine asi on igasugused aksessuaarid, sellepärast et isegi kui ma lähen trenni, siis ma ei võta näiteks kõrvarõngaid ära, sellepärast et minu meelest ma olen kõrvarõngastega palju ilusam. Need nagu läigivad ja säravad, siis ma olen nagu
see on näha, et ma olen nagu üle filmi, aga jah, isegi kui sul on dressikas seljas või sa lähed üldse trenni, aga sul on nagu kõrvarõngad kasvõi, sa lihtsalt nagu näed natukene rohkem nagu tüdruk välja, saad aru, sa oled nagu. Siis järgmisena see ei ole nagu seotud enam nii väga nagu välimusega, aga see on see, et lihtsalt hakkad tervislikumaks. Tegelikult sellega oleks võid juba alustada nagu suve alguses, aga lihtsalt tee trenni, kui sa saad, kui sul pole põlves auku nagu mul, yes, love life. Joo rohkem vett. Sest et paljud inimesed joovad lihtsalt mingi mahla või kokat terve päev ja nagu ei. Söö vitamiine. Kui sul, ma ei tea, küüned murduvad, juuksed ei kasva, söö vitamiine. Ausalt, need töötavad väga hästi. Mina võtan praegu näiteks vitamiine oma põlvele, ma võtan vitamiine selleks, et olla natuke pruunem, kuigi ma ei lähe väga pruuniks. Aga jah, lihtsalt muuda oma eluviisi, et olla natukene tervislikum. Ja ma võin sulle suht kindlalt öelda, et see tervislikkus peegeldab kuidagi ka sinu välimuses. Ja viimasena, see on nii cheesy, aga tegelikult see oleks võinud olla nagu asi number 1, sest et see ongi tegelikult asi number 1. Vahet ei ole, mida sa tegelikult enda välimusega teed. Kõige tähtsam on see, et sa oleksid iseendaga rahul, et sa oleksid enesekindel, lihtsalt leia see enesekindlus enda sees. Sa tunned ennast paremini, teised näevad sind paremas valguses ja nagu tegelikult see ongi see, kuidas olla ilusam. Lihtsalt ole uhke, ole enesekindel sellepärast, et sa saad sellega hakkama, sa saad selle matakontrolltööga hakkama, välja arvatud, kui sa oled mina. Sa saad selle kooliaastaga hakkama. Asi on lihtsalt maitses, kuidas sulle meeldib meiki või riideid kanda või mitte kanda. Me kõik oleme reaalselt ilusad. Okei, see läheb mega cheesiks ära, aga ma loodan, teile meeldis see video. Ma loodan, ma ei mõju liiga enesekesksena, sellepärast, et see video point pole üldse see tegelikult. Ma lihtsalt nagu mõtlesin, et see oleks nagu hea viis, kuidas võib-olla anda teile natukene enesekindlust enne uue kooliaasta algust või uueks tööpäevaks või mida iganes, aga elus ei tee, so lihtsalt see on nii cheesy, ma pean lõpetama. Aga thanks vaatamast, ma loodan, teile meeldis see video, kui teile meeldis videos, kindlasti pange thumbs up ja kui sa tahad mind follow kuskil sotsiaalmeedias, sa võid seda teha Instagramis või Snapchatis, ma Facebookile kustutasin ära. Anna sina mulle üks nagu ilunipp, mitte ilunipp, vaid lihtsalt nagu glow up nipp, nagu olgu see sisemine, olgu see välimine, mida iganes. Anna mulle üks glow up nipp ja ütle see mulle alla kommentaarides ja ma loen kõik kommentaarid läbi. Hardin, mis see on, favorite in või mis iganes see on, oma kõige lemmikumaid ja vastan teile neid asju, et jah, okei. Ma olen terve päev filminud ja mul lihtsalt okei, thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos. Bye!